Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 121. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on Mihkel Nestor. Mihkel on SEB Panga majandusanalüütik. Tere Mihkel! Tere! Ma nüüd võtsin su tiitli 2,5 aasta tagusest meie analoogsest kohtumisest, ega see muutunud ei ole? Kahjuks karjääriredelil ei ole tõusnud, aga mis võib-olla tööülesannetus on muutunud, et ma hobi korras olen jälginud siin Soome majandust juba pikemat aega, aga nüüd ma pean sellega päriselt tegelema, et ma tegelikult siis lisaks Eesti majandusele siis küll väga väikses osas, aga proovin ka sellega kursis olla, mis Soomes toimumas on ja see annab päris häid võrdluspilte vahepeal. Täitsa huvitav, aga äkki siis suudame tänasesse saatesse ka mõne Soome paralleeli tuua. Aga räägi, et mida üks majandusanalüütik üldse SEB Pangas teeb, et jälgis Soome majandust, aga mis sa veel teed ja äkki midagi säravat ka SEB Panga kohta? Ma arvan, et majandusanalüütiku selline peamine funktsioon pangas on olla see inimene, kes on hästi kursis sellega, mis majanduses toimub ja olla siis võimeline seda sama teadmist, informatsiooni ka teistele asjaosalistele, et olgu nad siis panga enda töötajad, olgu nad meie kliendid või olgu ta laiem avalikkus siis mingil viisil edasi viia ja seda omakorda siis sisustada, siis eks ta eeldab sellist väga palju lugemist, statistika jälgimist, ka vahepeal natukene ise sellest kaevamist läbi erinevate analüüside ja lõpuks peab ka mingisugune nägemus olema analüütikul, et kui palju siis see majandus järgmine aasta kasvab, mis on võib-olla see kõige keerulisem osa. Täna hommikupoolikul sattusin ühte vestlusesse, kus ma olin kõrvuti pannud SEB ja teiste kommertspankade ja Rahandusminni Eesti Panga majandusprognoosid ja näidata, et kuidas keegi siis näeb, kuidas majandus kasvab. Ja üks mu tõdemus oli see, et samal ajal tehtud prognoosid enamasti on suhteliselt sarnane ja mulle esitati küsimus, miks siis pankadel on vaja igal ühel oma analüütikut, et miks nad ühest kohast seda tööd sisse ei osta? Mis sa vastaks sellise küsimuse peale? Ega, numbrid ma võin täiesti vabalt prognoosimata jätta, et teeks minu elu kindlasti lihtsamaks, aga ma kardan, et see mind täiesti vajamatuks, et mind tarvis enam pole siin pangas, et seda see kahjuks nii ei juhtu. Ja ma arvan, et selle pooles on see hea, et meil on need erinevad analüütikud, et lõpuks on selline teada-tuntud asi, et mida rohkem on pakkumisi, siis lõpuks nende keskmisena võib-olla saame kõige täpsema tulemuse. Et analüüsid tuleb omavahel kõrvuti ritta seada, aga see on veel omaette ooper, et mis on see suurus, mida me ennustame, et nagu siin on ikkagi viimased aastad näidanud ka need korrektuurid, mis meil tehakse tagantjärgi kõiksugused statistikas võib pärast selguda, et prognoos oli täpsem kui see, mis meil alguses näiteks majanduskasvuks või languseks öeldi ja mis siis pärast korrektsioone lõpphinnanguna välja antakse. Aga lähmegi siis teemade juurde ja kui alustajaks räägiks sellest, et kuidas meil majanduskasvuga on ja kuidas me võiks majanduskonjunktuuri hinnata, et mis hinnangu sa annad Eesti majanduskeskkonnale praegu täna septembris 2025 aastal? Eks peame taustal silmas seda, et meie kuulaja mõtleb elamispindade või laiemalt kinnisvaraturu peale. Mis on sinu hinnang Eesti majanduskeskkonnale? Eks ülesande püstitus või küsimus sõltub sellest, et mida me siis vaatame, kas me vaatame seda, kus me seisame või seda, mis on see trendijoon. Aga mõlemal puhul ma ütleks, et tegelikult olukord ei ole üldse paha. Et kui ma jälgin lisaks sellele majanduskasvu numbrile kui kõiksuguseid muid statistilisi näitajaid selle Eesti majanduse kohta, siis sisuliselt ja kõik näitajad on sellel aastal paranenud. Peamine häda on see, et nad ei parane võib-olla selles tempos, mis hästi paljud ootavad, et hästi kiiresti võiks ju hästi palju rohkem kasvada, et kõik võiks minna mühinal ülesse. Selles vallas ma ütlengi, et võib-olla peale Tallinna elukondliku kinnisvaraturu nii kiiresti kasvavaid näitajaid on mul raske leida. Aga tõepoolest on ju, et majandus lõpuks kasvab, ka siis reaalselt. Eurodes mõõdetuna nominaalsed numbrid on ju kogu aeg kasvu näidanud, aga nüüd on ka siis reaalne majanduskasv meil olemas. Tööstustoodang suureneb, jaekaubanduses mahud on ka ikkagi sellel aastal enamus kuudel liikunud tõusujoones
inflatsioon tõuseb, on ju, see ei ole muidugi nii hea. Tööturul situatsioon endiselt väga hea, eriti võrreldes siin mõne teise riigiga, näiteks selle sama Soomega. Palgakasv on küll jah aeglustunud, aga teab, kui jätkusuutlik need varasemate aastate numbrid olid, et mina isiklikult olen ikkagi Eesti majanduse suhtes pigem positiivne, aga jah, siin tuleb arvesse võtta, et inimeste ootused võib-olla on väga erinevad, et kindlasti on neid, kelle jaoks see tänane kasvutempo ei ole rahuldav. Aga no, sa ütlesid siin, tahaks kiiresti ja palju saada või kasutasid neid kiiresti ja palju. Mis takistused on, mis meile ei luba kiiresti saada palju majanduskasvu? Kus on kännud, mille taha me komistame? Oi, nendest kändudest meil on siin terve mets. Ma ütlen, et tegelikult võib-olla kõige olulisem neist ja see on see känd, mida me siit nagu kuidagi välja ka ei uuri, on see, et ega mida paremini läheb, et seda lähemale ka see lagi hakkab iludma. Sest et see kasvutempo, mis meile oli jätkusuutlik pikaajaliselt 10 aastat tagasi, ei ole kindlasti see sama, mis ta täna on. Me oleme niivõrd palju jõukam riik, et tõepoolest, et mida rikkamaks saad, seda vähem on ju neid häid mõtteid, et kuidas siis seda rikkust nagu samas tempos kuidagi edasi teenida. Et seetõttu ma ka pean jahutama kõik ootused, et sellised nagu pikaajaliselt väga kiire kasvuaastad tõenäoliselt ei tulegi tagasi. Peamegi leppima sellega, et kui me siin saavutame midagi 2,% majanduskasvu, see on võib-olla isegi okei. Sellistest nagu hetkelistest kändudest loomulikult Põhjamaad on meie jaoks endiselt väga suur probleem, sest et käibe kulunud tõde on ju, et Eesti majandus põhineb ekspordil, Eesti eksport omakorda põhineb suuresti Põhjamaadel. Soome, Rootsi, Norra, Taani annavad circa 40% kogu Eesti kaupade ekspordist. Ja seal just eriti siis selle majapidamiste nõudlus on ikkagi äärmiselt madal veel. Et seal on objektiivseid ja vähem objektiivsed põhjused, miks see nii on, aga selle vastu me ei saa nagu midagi väga teha, et sa ei hakka homne päev oma moodulmajasid nüüd Rootsi asemel saatma kuhugi Austraaliasse või Uus-Meremaale, et see ei ole ka nagu äriliselt kuidagi loogiline. Et kannatame siin, et see nõudlus taastuks, aga taas, kui ma usun oma Rootsi kolleege, et siis lootus püsib, et lõpuks siis ka sealsed inimesed hakkavad raha kulutama. Kui inflatsiooni mainisid, siis praegu inflatsioon on kuskil 6% peal, aasta prognoosid on niimoodi selleks aastaks 5-6% valdavalt, kui ma nüüd oma mälu järgi räägin ja eksin, sa võid mind muidugi parandada, et seda on ikkagi päris palju, et see vist ajab tarbijate tuju ka suhteliselt nulli, kui kõik on kallimaks läinud ja isegi Äripäeva raadio räägib, et võid ei jõua poest enam osta. See tarbijate tuju on väga põnev teema ja sellest ma kohe kindlasti tahaks ka rääkida, aga tulles lihtsalt korraks enne seda selle inflatsiooni juurde, siis ma mõtlen, et mõneti see on olnud paratamatu ja mõneti on olnud ka meie enda valik, eks. Et kui ma vaatan seda, mis on põhjustanud sellel aastal seda väga kiiret inflatsiooni, see on toiduaine hindade tõus maailmaturul. Ja selle vastu Eestil ei ole tõepoolest on ju põhimõtteliselt mitte midagi teha. Et jah, et me oleme rääkinud siin, ma ei tea, langetame toiduainetele käibemaksu, aga see on ju selline nagu ühekordne meede. Et see ei muuda kuidagi seda trendi ja lõppude lõpuks on ju, et me võime siin igasuguseid trikke teha, ma ei tea, jagada vaestele raha laiali, et nad saaksid toiduaineid lubada, et see on ka täiesti nagu ka okei otsus, kui me poliitiliselt sellist teed lähme, aga see põhimõtteliselt ei muuda fakti, et toiduained maailmaturul ongi kallid, nad moodustavad väga suure osakaalu Eesti tarbijahinnaindeksist ja kui toiduained kallinevad, see jõuab lõpuks on ju kuidagi pidi me selle kinni maksame. Aga Eesti on jah selle poolest valinud põneva tee, et lähtudes siis võib-olla meie valitsuserakondade sellistest enda maailmavaatelistest eelistustest ja võib-olla ka natuke sellist kehvast ruumi lugemisest, et ei tajutud, et see inflatsioon on Eesti inimeste jaoks nii kuum teema, et siis on seda vajalikku maksuraha on ju võetud siis 2 järjestikuse käibemaksu tõusu arvelt. Ja sõltumatu maksuanalüütik tõenäoliselt ei oleks valitsusele seda nõu andnud.
Ja siit siis jõuame tarbijakindlustunde juurde, mis on kuskil seal -35–38 punkti juures ja oli kehvem ainult energiakriisi ajal, kus ikkagi maailma lõppu oodati, et oodati pomm, eks märksa rohkem kui droonegi meile tulnud on. Et kuidas sa sellist tarbijakindluse nii negatiivset näitu loed või tõlgendad? Vaat see on olnud Eesti majandusanalüütikute jaoks üks suur mõistatus viimastel aastatel. Et tõesti, et sa ei öelnud praegu midagi valesti. Kui ma vaatan tarbijakindlustunde indeksit, siis see on meil ajalooliselt ülimadalal tasemel. Et viimati ta oli nii madalad aastal 1993, mis siis tähendab seda, et justkui Eesti inimeste hinnangul oleks olukord majanduses ja nende enda pere rahaasjadega on parem koroonakriisi kõige sügavamas punktis ja oleks olnud parem siis aastal 2008 ja 2009, kui meil siis majandusest kadus ära nagu viiendik kogu loodud lisandväärtusest, töötus küündis 20%-ni. Ja no vot seda minu pea ei ole ka kuidagi võtnud, et kuidas see seis saab siis nii kehvasti olla. Aga minust agaramad analüütikud on siin vahepeal kivide alla vaadanud ja selle kohta keegi seal neist ka kasutades tsitaati ütles, et üks tont käib mööda Eestimaad ja levitab valeandmeid. Sest väga oluline nagu selle tarbijakindlustunde ja mis tahes majandusindeksi puhul on see, et see asi peaks olema nagu ajalooliselt jälgitav, on ju. Et mind tegelikult ei huvita see tänane absoluuttase, vaid mind huvitab just eriti selle tarbijakindluse puhul, et kuidas ta see ajaloolises plaanis käitunud on. Ja Eesti tarbijakindlustunde indeksist toimus selline äkiline langus siis 2022 aasta mais. Väga järsk kukkumine, seal me kõik üritasime leida mingisugused objektiivsed põhjused, et miks siis järsku eestlaste tuju nii alla läks. Majandusanalüütikud alati on leidlikud, ei ole nagu protsessi, mida me tagantjärgi suudaks kuidagi ära selgitada. Aga need ei olnud nagu väga head vastused, pean tunnistama, eks, et tõepoolest, et miks see tuju nii pikalt ja nii madal peab olema. Aga meil on just siin viimasel nädalal siis selgunud, et tegelikult Eesti Konjunktuuriinstituut, kes nende andmeid kogub, tegi sellel hetkel siis väga olulise metoodika muudatuse ja ütles, et neil natuke tüütas ära ilmselt inimestele siin iga kuu helistamine, tänapäeval väga raske telefoni teile vastuseid saada ja tegid siis sükse tänapäevase valiku ja hakkasid need samu küsimusi küsima läbi veebipaneeli. Ja seda kuidagi avalikkuses ei kommunikeeritud ja jätkati seda rada seal sama pidi ja ka Konjunktuuriinstituut võib-olla oma juhiisikus on ka hästi kriitiliselt siis rääkinud Eesti majandusseisust, et kuidas tarbijatel on väga-väga raske ja tuju on väga halb. Aga jah, kui nüüd natuke sinna analüütikasse minna, siis nii Eesti kogemuse pealt, et meil on just selline värske lühike analüüsijupp sellest tehtud, et kuidas siis teised uuringud, mis on telefoni teel küsitluse teel, et kuidas nemad seda olukorda on näidanud, sarnaste küsimuste pinnalt ja ka teiste riikide kogemus. Et mis nemad sinna meile taustal annavad, et näiteks USA-s siis Michigani ülikool, kes koostab siis seal sellist väga tuntud tarbijakindlustunde indeksit, tegi tegelikult täpselt samasuguse metoodika muudatuse minu meelest eelmisel aastal ja ootamatult siis ka ameeriklased muutusid väga pessimistlikuks oma tuleviku suhtes. Ehk siis tundub, et kui sa helistad inimesele, küsid, kuidas on olukord majanduses, kuidas on perekonna rahaasjad ja kuidas minema hakkab, siis need vastused kipuvad olema nagu positiivsemad, kui nad on kuskil veebikeskkonnas antud vastuste näol. Ja see tundub nagu siuke kuidagi tehniline on ju, et jah, keegi muutis seal mingit metoodikat, on ju mingi indeks langes ja tõusis, aga väga oluline on minu jaoks ka see, et millised nagu narratiive me selle pealt oleme tuletanud, et kui ma mõtlen nagu viimase 3 aasta Eesti meedia peale, et ma ütlen, et siin on olnud muidugi objektiivsed põhjused, miks nagu olukorda kritiseerida või olla majandussuhtes kriitiline, aga see must masendus, mis siin justkui nagu igalt poolt välja paistab, tegelikult ei ole nagu ära teenitud. Ma ütleks, et Eestis ju, mis sa mõõdad, et jah, SKP langus kestis kaua tõepoolest, aga mis asi on majanduskriis? Majanduskriis minu hinnangul ei ole SKP langus püsihindades, majanduskriis on see, kui ettevõtetel pole tellimusi, nad koondavad töötajad või lähevad pankrotti, töötus tõuseb kõrgele, tarbimine väheneb veelgi, laenusid ei maksta tagasi, pankrottide laine, ühiskondlik kriis, eks. Ma ei tea, mis otsast ma peaks otsima, aga ma ei leia ühtegi märki nagu viimastest aastastest, et midagi taolist oleks juhtunud, et meie tööturg on tugev, ettevõtete pankrotte ma isegi ühe käe sõrmedel jääb nagu näppe üle, laenuportfellide punasus olemine ajalooliselt madal,
selle aasta alguse kinnisvaraturul toimub, et see räägib nagu mingit hoopis teist juttu, et ühelt poolt on niisugune narratiiv, et kõik on väga halvasti, aga teisalt majanduses numbrid nagu pole sugugi nii hullud, kuid äkki nad oleks olnud paremad, kui me seda narratiivi poleks rääkinud. Et see on see käitumuslik majandusteadus on väga selline populaarne aru tänapäeva majandusteaduses, kus selgitatakse, et kuidas lood tegelikult meid mõjutavad. Et meid on hästi palju siin Leeduga võrreldud, et mis seal Leedus ikka nii hästi tehakse, et seal kõik nii hästi läheb. Kui sa vaatad Leedu tarbekindlustunde uuringuid, leedukas küsid, kuidas täna läheb, suurepäraselt läheb. Kuidas minema hakkab? Veel paremini hakkab minema. Ja kui inimesed niimoodi arvavad ja seda sama sentimenti ka nagu meedias hästi palju käsitletakse, et meil on justkui kõik väga hästi, kõik arvavadki, et on väga hästi ja lähtuvalt sellest nad langetavad võib-olla hoopis teistsuguseid otsuseid, kui meie siin eestlastena täna langetame. Et kui ma usun, et mul hakkab tulevikus minema paremini, mu ettevõttel läheb paremini, ma julgen investeerida, ma julgen osta suurema kallima kodu, julgen osta uue auto ja kui inimesed nagu nende laialdaselt käituvad, et mis need nagu tulemiks ongi siis väga kiire majanduskasv, aga vastupidi, kui oled skeptiline kõiges ja täna pigem lükkad need otsused edasi, et on ka tulemuseks aeglane majanduskasv. Ma täiendaks võib-olla su mõtteid, et esiteks metoodika muutus, et kindlustunde uurimine oli veebis ja telefonid, siia läks ainult veebi, siis tarbijad annavad siis küsitlusele 3 tüüpi vastuseid, positiivne, neutraalne või negatiivne, mille baasilt siis kindlustundindeks arvutatakse. Et siis just oli see, et neutraalsed vastused asendusid negatiivsetega, mis siis indeksit mõjutavad. Ja teine teema, et mis minule endale on silma jäänud, et kui tarbijatelt küsitakse, et milline on sinu hinnangul sinu majanduslik hakkamasaamine, rahaline hakkamasaamine järgmise 12 kuu jooksul, siis see on nüüd olnud meil väga pikalt väga negatiivne tegur. Ja kui küsitakse samas, et kuidas sa viimased 12 kuud hakkama said, siis enam-vähem. Ehk siis hirmul on suured silmad ja võib-olla see mõte ka siia, et kuskil on nähtud ka madalast tarbijakindluses, et selgelt tarbija eks ennast hästi ei tunne, aga võib-olla tõesti see tänane tase ei peegelda või tänane number ei ole siuke 2019 aastaga võrreldav, aga et siin on nagu siuke hinnang valitsuse tegevusele, mis on eelkõige just maksude tõusu ja ostujõu ehk siis heaolu vähenemisega seotud. Kuidas täiesti nõus, et see tegelikult peegeldab pigem võib-olla sellist hinnangut sellise ühiskonnas üldiselt toimuvale, et ega kokkuvõttes kogu see narratiivide pinnal majandusprotsessid, et ma arvan, et see on kinnisvaraekspertidele tuttavam, kui ta on nii mõnegi teise majanduse eluala esindajatel, et kinnisvaraturg on ju see koht, kus need narratiivid eriti võimsalt esile kerkivad, et täna on hea aeg osta, me kõik tormame ostma, täna on väga halb aeg osta ja kinnisvaraturg jahtub, et seal on võib-olla see võimendus veelgi suurem, aga nüüd avastavad seda ka sellised sektorid, kes polnud sellest võib-olla varem kuulnudki. Näiteks võtame selle Eesti kaubandussektori, kes siis täna kurdab selle üle, et ostjad käivad poes ja otsivad ainult kõige odavamat vorsti ja viinerit. Ma julgen väita, et selle põhjus suuresti on see narratiiv, mis me oleme loonud, et toiduaine hinnad on kallid, inflatsioon on kiire ja palgakasv ei tule sellele järgi. Ja inimesed ostavadki, vaatad kuskil aktuaalses kaameras intervjuudena kaupmeistega, ütlevad, et kõik ostavad ainult need kollased sildikesi meil. Eks see mõjutab ka omakorda tarbijate käitumist, sest et kui nagu päriselt nüüd hakata üles lugema, et kui palju meil on Eestis inimesi, kes ei jaksa endale süüa osta, et neil tõesti puudub raha, et endale osta süüa, siis mul ei ole seda numbrit siin teile praegu öelda, aga ma julgen väita, et see on üks väga väike seltskond, et valdavalt eestlased me oleme jõudnud nagu piisaval elatustasemel, et inimesed nagu kõhu saavad täis. Aga küll meid väga mõjutab see, mis räägitakse, eks. Ja väga paljud inimesed, kelle jaoks nagu nad isegi ei vaadanud kunagi võib-olla varem toiduaine hindasid, selline jõukam seltskond, täna läheb ka poodi ja vaatab, sest et ta ju luges lehest, et toiduaine hinnad on kallid, miks ma peaksin seal olli olema, kes siis üle maksab, et ma proovin ka seda soodsamat varianti leida. Ja võib-olla eks kui nüüd proovida siin tarbijakindlustunde punktist natuke edasi liikuda, et tööjõuturg, kui meil on 700 000 tööga hõivatud inimest, siis see on ikkagi väga suur number ja praegu, kus me oleme sügise hakul 2025 aastas, siis ega meil tööpuudus ehk ütleme töötute arv
pigem on ka ju täitsa sihuke, noh, pigem ta on suur, aga ta ei ole kindlasti mingi traagiline ja kui meil on palju tööga hõivatud inimesi, kes palka saavad, siis neil tegelikult ju söögiraha võiks olemas olla. Või ma põrgatan siis sulle siit küsimus, et tööturu kohta on sul mingit nägemust, et annad siin häid halbu hinnanguid? Noh, see tööturu statistika meil on viimasel üldse statistikaga igal pool probleeme, on ju, et vahepeal avastatakse, et keskmine palk kasvas 14% ja siis poole päeva pealt jõutakse järeldusele, et äkki ikka ei kasvanud, on ju. Ja no, ma võin nimetada väga mitu näitajat, kus meil need sarnased probleemikesi on eksisteerinud ja noh, kui me vaatame need töötuse määrasid, siis tõepoolest, et seal Statistikaameti küsitlusuuringul põhinev number on liikunud pigem nagu tõusujoones. Samal ajal töötukassa number näitab alanemist. Mina ise nagu armastan vaadata sinna kõrvale ka siis on ju maksuameti andmed, et kui palju meil siis tööga hõivatud inimesi on ja noh, tõepoolest, et meil jällegi analüütikud mõõdutavad siin on ju majandusseisu selle kauni aastaga 2019, ühtegi kriisi veel ei olnud, on ju Ukraina sõda, inflatsioon, koroonaviirus ja noh, näiteks see sama töötlev tööstus, et seal on tootmismahud tegelikult alles nüüd jõudmas sinna 2019 tasemel, et noh, päris iseenesest nigel tulemus on ju, et nii kaua ootad ja siis jõuad sinna, kus sa alustasid. Aga üks koht, kus jah, see erinevus on ju väga suur, on siis tööturg. Nagu sa ütlesid, 700 000 inimest meil on hõives. Minu meelest aastal 2019 see number oli meil seal kuskil 660-670 000, et ta on 30-40 000 inimest on meil tööturule juurde tulnud. Ja ma, noh, kõige positiivsem asi, mis ma suudan üldse nagu välja mõelda tegelikult majanduse kui terviku ajaks, et meil on töökäsi ja meil on ka inimesi, kes soovivad tööd teha ja noh, okei, meid aitas tõepoolest ukrainlaste plaanis muidugi isiklikult kohutav, aga et meil saabusid Ukraina sõjapõgenikud, kes siis tulid suuresti tööjõudu juurde. Neil on teiste riikide kodanikke, aga noh, siin taustal on ka see, et Eesti inimeste tervis on ilmselt nii palju paranenud, et vanemas eas tervis hea, pension kehv, ma jätkan töötamist ja noh, jällegi on ju tuues siit muu maailmaga paralleele, et on ju vaatame näiteks seda, mis siis kuskil Prantsusmaal täna toimub, kus väga suur hulk inimesi, kes tööl ei käi, nõuavad, et need vähesed, kes käivad, on ju, et need üleval peaks, et noh, on väga hea, et meil midagi sellist ei ole ja et inimestel on nagu püsinud motivatsioon tööturul olla ja nad on seal ka koha leidnud. Mis puudutab seda tulevikku, on ju. Uskudes nüüd Konjunktuuriinstituuti, et ta koostab ka sellist näitajat nagu tööjõuvajaduse indeks, mis siis samamoodi, et positiivsed, neutraalsed, pessimistlikud on ju proovib aru saada, et kui suur osa ettevõtetest pigem plaanib töötajaid värvata lähema 3 kuu jooksul, kui palju plaanib pigem nende arvu vähendada. Siis see indeks on liikunud täna enamuses sektoritest kuhugi sinna 0 tasemele või isegi grammi võrra peale, mis siis tähendab seda, et pisut rohkem oleks justkui nagu optimistlikult meelestatud ettevõtjaid. Ta oli veel allpool jaekaubanduses, kuid ka seal see trendijoon on liikunud ülespoole. Ehk siis noh, mulle tundubki, et noh, kõik meie majandusnäitajad, mis iganes täna otsid, nagu näitavad enam-vähem sama pilti, et olukord paraneb, aga noh, see paranemise tempo ei ole kiire, et aeglaselt. Ja majandusnäitajad näitavad positiivset, sa ütled, kui ma nüüd vaatan, et kui palju Eestis tegutsevad pangad annavad eluasemelaenusid, siis siin me lööme rekordeid. Ja no okei, siin võivad olla mingid siuksed 1 kuu anomaaliad sees, kus mingid tehingud aasta teisest poolest tõmmatakse aasta esimesse poolde, et uute korterite käibemaksu vältida, aga no siiski trend on juba pikalt olnud, et pankade vahel konkurents on kõva, laenu antakse välja kõvasti, et kuidas sa üldse panganduse sektorit siin elamispindade või kinnisvaraturu kontekstis näed, et kas pangandus toetab, takistab? Pank tahab ikka laenu anda, aga noh, see, mis meil siin tõesti esimene pool aasta toimus, et see oli väga üllatav, mitte siis ainult minu jaoks, vaid kogu meie selle ärivaldkonnaga tegelevate inimeste jaoks, et noh, mitte keegi mingid sellised kasvuprognoose ei teinud. Ja noh, see on see koht nüüd Tõnu, kus sina saad mind targemaks teha, et mina ise ju vaatan seda kinnisvaraturgu sellist väga kaugelt ja pealiskaudselt võrreldes sinuga. Et noh, ma alguses üritasin seda selgitada sellega, et
ju vist on ju kardeti seda käibemaksu tõusu ja tehti mingisugused tehinguid selle aasta esimeses pooles hästi palju ära, aga noh, nagu ma olen hiljem siis aru saanud, et tegelikult see uusarenduste maht selles müügis oli pigem väga tagasihoidlik. Ja noh, teine selgitus, millele ma suudan ainult siin anda on see, et intressimäärad on ikkagi väga kiiresti tulnud kuhugi palju mõistlikumale tasemele. Inimesed, kes siin varasematel aastatel kuidagi pelgasid, et intressid on kõrged, täna ei ole hea hetk osta, eks nad siis lükkasid ka oma nagu seda otsust edasi, et aga lõpuks on ju elamispindasid ostetakse ikkagi üldiselt praktilise vajaduse tarbeks ja noh, ühel hetkel kaua sa siis ootad, et nagu tuli mingi positiivne signaal, intressid läksid alla, majandus ka vist enam ei lange, et hea küll, ma tulen turule, ma ostan lõpuks selle asja ära, et vaidle minuga, et kas ma olen asjadest õigesti aru saanud. Ja, et kui selle aasta esimest poolt või miks mitte ka nüüd juulit-augustit võrrelda aasta tagusega, siis 24 aasta esimeses pooles tehingute arv oli suht all. Ja eks siis oli ka, et mis tegurid teda all hoidsid, ma arvan, et tarbijakindlus, millest me siin pikalt juba rääkisime, ja kõrged intressimäärad. Ja lisaks oli ka ootus hinnalanguse osas, et eks me rääkisime sellest mingist narratiivi põhisusest ja narratiiv oli, et ikka hinnad peavad alla tulema. Eks nad kuskil tulidki, et 22 aasta keskel oli siuke teises-kolmandas kvartalis oli hinnatipp ja sealt tasemelt me ikka tulime selgelt alla. No mitte nii selgelt, et see nüüd Tallinna keskmises kvartaritehingu hinnas välja paistaks, aga kui me läheme segmentide sisse natuke, mis välistavad selliseid struktuurseid muutuseid tehingute arvus, siis hinnalangus toimus. Ja võib-olla siis 24 teises pooles, alates juulikuust, jõudis tarbijateni ühest küljest teadmine või arusaam, hinnad ei lange, intressimäär oli ka mingist tunnetatavast piirist allapoole jõudnud, et laenumakse muutus jõukohaseks ja siis mindi korterit ostma ja taheti osta uus korter, siis vaadati, ai pagan, see on liiga kallis. Osteti järelturult, eks, et noh, see on see, et kinnitan seda juttu, et uute korterite osakaal tehingutes on väike. Või alternatiiv oli, et Tallinna uue korteri asemel osteti korter kuhugi Rae valda või Saue valda või Kiili valda või noh, linna piiri taha. Ja tehingute arv selle aasta esimeses pooles võrreldes aastataguse esimese poolega oli +20, aga kui me vaatame siis juba juulit-augustit, siis võrdlusbaas oli kõrgemal tasemel ja enam sellist kasvu ei ole ja võib-olla on isegi langus. Ja hinnad püsivad ja ma ütleks, et kui mina arvaks, et sellises olukorras hinnalanguse risk eelmine aasta oli kindlasti olemas, siis see aasta, noh, ega analüütik ei saa öelda, et hinnalanguse riski ei ole, aga ta on oluliselt väiksem, sest jälle, et selline narratiivi teema, et oi, noored, keegi ei jõua enam eluaset osta, siis ühe ruutmeetri eest saab sama palju, ühe keskmise palga eest saab sama palju ruutmeetreid osta kui 2019 aastal täna, et vahepeal oli küll siuke ostujõu põhi miinimum, aga nüüd me oleme samal tasemel tagasi. Et kuidas sa pangaanalüütikuna neid teemasid vaataks, et kas et ma esitaks sulle siukse väite, et kui ma vaatan ajaloolist keskmist tehingute arvu, ma olen selle ajaloo algusega mänginud natuke siia sinna poole teda nihutanud, aga mulle meeldib ajalugu alustada 2008 aastast, see oli siis kinnisvarakriisi algus, oligi tegelikult kinnisvarakriis Eestis hakkas 2008 aasta alguses, aga toona me ei saanud sellest päris hästi aru. Ja ühes kuus tehtav tehingute arv on keskmine 683 korteritehingut Tallinnas. Et kui me siin rääkisime sellisest majanduskasvust ja sellest, et järgmine 10 aastat kasv saab olema tagasihoidlikum, kui ta viimased 10-15 aastat oli, rääkisime tarbijakindlusest, sellisest majanduskonjunktuurist, mis võib-olla väga positiivne ei ole. Kas sa pankurina oskad seletada, et miks siis kinnisvaraturul ikkagi elamispindade turul nüüd 14 kuud ehk eelmise aasta juulist alates tehingute arv ületab ajaloolist keskmist? Kuidas kinnisvaraturg, elamispindade turg Tallinnas saab niimoodi õitseda üle ajaloolise keskmise? Minu jaoks see peegeldabki seda, et meil on võib-olla olnud siin varasem aeg pisut rahulik, kuid ühtegi sellist objektiivset põhjust kinnisvaratehinguid mitte teha tegelikult siis eksisteeri, et objektiivsete põhjuste all ma pean silmas tööturul toimuvat
ja kui meil on kõrge hõive, meil on kõrge palgakasv, siis selles olukorras kõik muud signaalid ongi sellised narratiivid, et ma isegi ütleks, et intressimäär on ju kokkuvõttes narratiiv, sest et valdavalt meil pangalaenu nagu vähemalt leping tehakse ju isegi 30 aastaks, et hea küll, et tagasi makstakse valdavalt palju kiiremini, kuid kokkuvõttes mul ei tohiks isegi olla väga vahet, et mis mul tänasel hetkel see intressimäär nii väga on, et ma ju lähen pikka lepingusse, kuid loomulikult sellise signaalina ta väga palju mõjutab seda, et kuidas inimesed tegelikkuses käituvad. Kuid kui signaal natukene paremaks läheb, eks, et siis või hakatakse tagant järgi neid tehinguid tegema. Ja tuues korraks selle paralleeli selle Soomega, mida ma ka jälgin, et ma seda vaatan ka selle poolest hästi põnevusega, et nii Soome kui Rootsi puhul on ju ükskõik millist kinnisvaraturu näitajad sa vaatad või ehitusturu näitajad, et olgu see siis tehingute arv, ehitusmahud, uute elamu ehituslubade arv, et nad on totaalselt ajaloolises põhjas nii kaugele, kui see kaasaegne statistika vähemalt läheb. Jah, Rootsi kolleegid mul räägivad, et kuskil on nagu kogunenud ka mingisugune pikk suur hunnik on ju varu nii-öelda ladudesse, mida seal sa annab müüa, kuid mul on küll tunne, et kui nagu keegi paar aastat mitte midagi ei osta, et ühel hetkel, kui siis see nagu signaal narratiiv on ju muutub, et nüüd võib jälle ostma hakata, et see tegelikult võib ka sellise väga, väga kiire tempoga on ju see olukord paraneda. Ja võib-olla Eesti elamispindade turu peale, aga miks mitte ka majanduse peale, et see käis jutust ka läbi, et üks tegur, mida mina kinnisvaraturuga väga numbrites siduda ei oska, on sõjapõgenikud. Ma kardan, et ega me ei teagi, kui palju meil neid tegelikult siin on, aga siiski neid siin on ja kui nad siin on, siis nad paratamatult mõne võrra aktiveerivad kinnisvaraturgu, mitte et nad ei pea ise tehingut tegema ostumüügiturul, aga nad on üüriturul ju vähemalt, et täna sellist tuntavat sõjapõgenike mõju üüriturul ei ole juba mõnda aega, et ka see võib olla tegur, mis siis vastu majanduskonjunktuuri ikkagi elamispindade turgu aktiveerib, et kui loogiline see sinu jaoks tundub? See mõju on seal nagu kahtlemata olemas, et nad on päris inimesed, kes on päriselt Eestis ja päriselt teenivad ka sissetulekut ja on võimalised endale elamispindasid üürima ja isegi võib-olla ostma. Kas ta nüüd on muutud meil seda kuidagi suurt pilti, eriti siin viimasel ajal, et siin ma pigem kõhklen, aga ega mul ei ole mingid täpsed andmed selle kohta, et see on lihtsalt minu arvamus, et võib-olla ta seda nagu turu suurt pilti ei suuda muuta, aga oma koha võrra kindlasti, jah. Et ega ma ei mõtlegi, et see nüüd siis tehingute arvu kuidagi poole võrra kasvatab või nii. Aga kuidas sa sellisest tänasest majandusolust lähtuvalt, et sa näed, et kas meil turul siin nagu oodatakse, et võiks, tuleb nüüd majanduskasv tagasi ja saame jälle kuidagi selgemalt ajama siit minna, et kas siin kinnisvaraturul on mingit aktiveerumise võimalust, kui me niigi oleme sükse ajaloolise taseme üleval ääres või peaks ootama, kui stabiilsus on, et siis on ka hea või mis su ootust sellise turulikviidsuse aktiivsuse osas on? Ma ise vaatan väga huviga praegu seda, et mis meil siis siin nüüd sügiskuudel toimub kinnisvaraturul. Et see jällegi nüüd on selline kohvipaksu analüüs, aga et kui peab paika see väide, et meil oli tegelikult seltskond, kes tahtis osta varem, aga julges osta alles nüüd, siis äkki nad tegid oma tehingud esimesel poolaastal ära ja nüüd siis see turg normaliseerub selle nagu praegusel tasemel, et kui palju meil antud ajahetkel tekib inimestel vajadus uue kinnisvara järgi. Et ma selles plaanis võib-olla nagu ootaks isegi võib-olla natuke tagasihoidlikumaid numbrid ja jälle mõeldes neile teguritele, mis seal kui me ütleme nii, et jah, see eelnev vajadus on nagu ära rahuldatud, et me räägime sellest tänast vajadust, et siis mul on võib-olla raske näha selliseid initsiaatoreid, mis seda turgu nüüd hakkaksid jällegi kõvasti tagant tõukama, sest mis me tänases hetkes teame seda, et Eesti tööturg, hõivatud inimesed on tööga juba hõivatud, sealt keegi meil kuskil töötute ridadest massid ei oota, et tööle pääseda. Eesti palgakasvu tempo pigem eelmiste aastatega võrreldes on allapoole tulnud, jääb meil siin ilmselt lähiaastal kuhugi 5-6% vahele.
mingisugust metsikut migratsioonilainet ei oota, intressimäärad on ka pigem sellised stabiilselt seal kuskil 2% juures keskeltläbi. Et noh, ma ei näe siin nagu sellist ka mingit uut väga vinget käivitajat, mis nüüd suudaks nagu sellele turule mingi täitsa teistsuguse hoo anda. Aga no elu on täis üllatusi. No iseenesest kõlab loogiliselt. Ma tahaks korra sammukese tagasi hüpata, et sa mainisid siin intressimäära, et ma seda teemat unustasin puudutada. Mul oleks vaja teada sinu käest komakohaga, noh parem on 1000 komakohaga, et kus on Euribor aasta pärast. Ehk praegu me oleme siis kuskil 2,1 kandis 16. septembril. Okei, mina näen siis eilset Euribori ja et kuhu ta meil aasta pärast üürib, et kas tuleb veel langust või mitte? No, eks ta sõltub on ju sellest, mis siis Euroopa Keskpank ütleb, mis meil õiglane intressimäär on. Et tavaliselt Euribor on nagu võib-olla grammikes ainult sellest Euroopa Keskpanga hoiusintressist kõrgemal. Ja no seda me SEBs siin nii-öelda ametlikult prognoosime. Ja jällegi, prognoos kõlab väga teaduslikult, no tegelikult arvame, mis ta võiks olla. Ja see arvamus on, et selle aasta lõpuks võiks siis Keskpanga hoiusintress olla 1,75%. On ta veel samasugune ka järgmisel aastal, aga siis 2027 juba võiks tõusta isegi 2%-ni. No, aastat 2027 on muidugi tore ennustada, et jumal teab, mis vahepeal kõik jõuab juhtuda. Aga noh, võib-olla kus nagu selgitada, kus see nagu mõtte lähtub, on ilmselt see, et tegelikult Euroopa Keskpank ju tahaks, et mingisugune intress oleks. Et see, et sa kellegi käest raha laenad, see võiks kanda selle laenajale mingit tulu ja sinule, kes laenu võtab, on ju mingisugust kulu. Ja see 2% on siis selline koht, kus siis usutakse, et see on niisugune nagu stabiilne seisund. Et noh, Euroopa majandus enam-vähem kasvab, inflatsioon on kontrolli all, et siis see selline 2% on normaalne number. Ja noh, see annaks siis Euroopa Keskpangale mõlemale poole vabadust siis seda kraani kinni või lahti jälle keerata, eks, et kui peaks majandus imekombel hakkama Euroopas liiga kiiresti kasvama, inflatsioon kuhugi kõrgustesse tõusma, et siis saab intressi peale keerata. Kui juhtub vastupidi, on ju, et tänased prognoosid ei realiseeru, on madalamad sellest. Et noh, siis saaks seda intressi 2% pealt ikka annab seda nullini veel päris kõvasti mitu korda tulla on ju koosolekutel. Eks, et sellepärast võib-olla siis see number 2% sinna ka saanud on. Aga jah, viimased aastad on näidanud, et need sündmused, mis on meile maailma majandust mõjutanud, et ega neid ju ette ei prognoosi. Jah, et üksikisikute otsused ei ole prognoositavad, need kas siis on või ei ole. Aga eks, et kui me räägime, et turul on likviidsust, täna tehinguid tehakse ja inimesi sageli huvitab, mis saab hindadest, kuidas sa näed Eesti või Tallinna elamispindade hindasid, kas sa näed mingit hinnalangust või näed sootuks tõusu, et olles siin tänases päevas vaadates aasta-2 ettepoole? No ennustades, et see turg nagu pigem on sellises stabiilses seisundis, et me ei oota ootamatult madalat ega ootamatult kõrget nõudlust, siis minu jaoks rusikareegel on see, et Eesti kinnisvara hinnad kasvavad täpselt samas tempos kui Eesti keskmine palk pikas plaanis. Siin ei ole nagu väga suurt erinevust on ju olnud viimastel aastakümnetel. Ja jällegi need palgakasvu prognoosid on seal kuhugi sinna reeglina sinna 6% või 5, millegi kanti. Ma ennustaks, et see võiks olla ka siis umbes see, kui palju me iga aasta siis kinnisvara eest peaksime rohkem välja käima. Ma proovin siin nüüd kuidagi lõksu tõmmata natuke, et kui ma ennem väitsin seda, et ühe keskmise palga eest saab umbes täpselt sama palju ruutmeetreid kui näiteks perioodil 2015 kuni 2020 alguseni, kus veel koroona mõju ei olnud. Ehk siis ostujõud on nagu päris hea, aga sel perioodil oli intressimäär, 2015 jõudis Euribor 0, eks või intressimäär oli väga soodne. Ja kui täna Euribor on 0 asemel 2%, siis laenutingimusi arvestav ostujõud on siiski madalam võrreldes, ütleme siin kriisideelse perioodiga. Kas ostujõud meil jääbki järgmiseks 10 aastaks või 5 aastaks madalamaks intressimäära tõttu, kui ta siin enne koroona probleemide algust oli? Minu silmes ikkagi see, et meil oli siin periood, kus Euribor oli 0, et
ma tahaks nagu loota, et kui ma olen kunagi 70-aastane majandusanalüütik, et ma mõtlen selle peale kui anomaaliale, et midagi taolist nagu nüüd ülemäära tihti ei juhtu ja noh, selle poolest see 2% intressimäär tänases plaanis ikkagi tundub tegelikkuses ju soodne, on ju, et mitte 4%. Ja noh, mis Eesti puhul on ju alati ka, on ju, tuleb silmas pidada, eks on see, et meil on ikkagi ka see palgakasv, on ju, et hästi palju ma mäletan seda aega tagasi, et kui siis ootamatult intressid kerkisid, siis selgus kuskil tähtsates majades, et Eestis on võib-olla üks kõige suurema osakaaluga nagu Euriboriga seotud kodulaenusid üldse. Teistes riikides väga palju oli fikseeritud intressimäärasid, et noh, kuidas see nüüd ikka hakkab teie majandust mõjutama ja nüüd on majapidamised käpulist, et intressid läksid ülesse. Noh, siis pidi näitama pilti selle kohta, et mis on olnud, ütleme, viimase 3 aasta majanduskasv ja mis on olnud viimase 3 aasta palgakasv ja noh, siis see probleem üldiselt lahenes. Et noh, tegelikult tänu sellele jah, et meie elatustase on ikkagi ja nominaalselt see palgatase on kiiresti kasvanud, et noh, kui sa fikseerisid siin paar aastat tagasi oma koduhinna ära läbi see, et sa selle ära ostsid, et siis tegelikult noh, see suhtelisel skaalal selle kinnisvara omamine on ikkagi muutub sinu jaoks kogu aeg soodsamaks. Okei, aga liigume siit lõpu suunas ja kui ma olen siis sügise hakul 2025 aastal ja mõtleks, et mis siin järgmise aasta 2-3 jooksul elamispindade turul võiks toimuda, mis majandusnäitajaid ma peaks täna eelkõige vaatama, mis just tänases päevas on aktuaalsed oma mõju olulisuse osas? Noh, ma ikkagi alustaks võib-olla majanduskasvu numbritest. Kui majandus kasvab, siis see on juba päris hea. Ja sealt edasi ikkagi on ju tööturg, ehk siis palgakasv ja ütleme, et hõiveprognoosid on ju, et kui meil töötus läheb allapoole veel, palgad endiselt kasvavad mingisuguses tempos on ju, et noh, siis minu jaoks annab see kinnisvaraturu mõistes päris suure kindluse. Riskiteguriks jah, võib jääda see, et on ju, mis need intressimäärad teevad, aga noh, ma julgeks pakkuda, et kui nüüd see intress ei ole see, mis mu targad Rootsi kolleegid on ju välja mõelnud, vaid ta on midagi teistsugust, et kuhu poole nende riskid tänases olukorras on kallutatud, siis vähemalt sellises nagu lühemas plaanis ma pigem arvan, et äkki neid intressilangetusi võib olla sunnitud nagu rohkem tegema, eks. Et me teame, et no, Euroopas ikkagi see krooniline probleem on pigem on see, et inflatsioon ja majanduskasv on liiga madalad ja seda peab kuidagi nagu tagant utsitama. Omaette teema muidugi on veel see, et mis siis nagu suurte riikide rahandusasjad teevad ja kuidas neid lahendada siis seda, kui Prantsusmaa tahab kohe laenu juurde võtta ja omada 6% eelarve puudujääki, aga samal Euroopa Keskpank ei saa siis neid nagu hätta jätta, vaid peab kuidagi välja aitama, et see on nagu omaette poliitiline ooper, mida ka sinna kõrvale võib-olla tasub vaadata. Kuule, Mihkel, väga meeldiv vestlus on olnud, tänud nende heade mõtete eest, aga saate lõpuks ma alati küsin saatekülaliselt mõne mõtte või soovituse või tarkusetera, mis siin meie jutu kontekstis kinnisvaraturu osalised võiksid kaasa võtta, et nii laialt või kitsalt, kui sa ise heaks arvad seda, mis sa ütleks meie kuulajatele, vaatajatele lõpetuseks? Noh, ühte mõttetera ma ei suuda kohe välja tulistada, aga noh, rääkides sellest kinnisvarast ja mis mul endal võib-olla kuidagi hinge peal on see, et see kinnisvara ei ole mingisugune pakk piima, on ju. Et meil on selle kinnisvara sees sellised väga erisuguseid objekte ja ma arvan, et noh, mida aeg edasi on, seda rohkem ka tegelikult meie maitseilustused muutuvad, et noh, ma ei ole väga ammu ju kuulnud juttu, et keegi arvaks, et geniaalne idee on Mustamäel osta need 14 ruutmeetrised mikrokorterid ja välja üürida. Et selle asemel tulevad mingid uued trendid, et olgu need siis jõukamal rahval uhked suvilad või suvilakrundid, olgu see siis selle laulva revolutsiooni 3. ja 4. lapsed, kes sünnivad, on ju, et kes vajavad suuremaid elamuid. Et noh, selle turu sees ma usun ka, et tasuks vaadata, et mis siis müüb parajasti ja mis ei müü ja mis võiks müüa mõne aja pärast.
aga tänan sind, Mihkel, nende mõtete eest ja võtamegi saate otsad kokku. KV.ee kinnisvara podcasti 121. osa oli eetris. Mihkel Nestor, SEB panga majandusanalüütik, aitas siin rääkida majandusseisust ja siduda seda kinnisvaraturuga, elamispindade turuga. Mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Ja head kuulajad, kui teil on mingeid mõtteid selles osas, keda saatesse kutsuda või mis teemasid käsitleda, siis andke aga teada meiliaadressile klienditugi@kv.ee või võite ka minu poole otse pöörduda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, kohtume siis järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja seniks siis kena peatselt algavat sügist järgmiste kohtumisteni. Aitäh kutsumast!